Need kaadrid on filmitud 2008. aasta suvel. Siis elas Pämbi veel Anija vallas Mädasoo talus Fridel Vilbiksi majapidamises. Paraku ei jäänud taluperemees Fridel kutsaga rahule ja otsustas ta maha lüüa. Tapatööd saatis ta tegema talusulase Aleksander Brantsevi. Sassil polnud sellise töö otsa vastu midagi, sest koeri oli karm mees ka varem lõpetanud. Need kaela taha ja see nööreks oli terve panid, see lõi nööri katki ja panid. Nüüd orjad, siis läks halvasti. Läks jah, ja Sass suhtus töösse loominguliselt ja otsustas koeral pea kirvega maha raiuda. Pämbil aga vedas, sest kirvest tabas köit. Hirmunud kutsa pääses vabaks ja jutud haavatud koerast jõudsid ka loomakaitsjate kõrvu. Looma piinamine läks suure kella külge ja tegi taluperemehest kriminaalkurjategija. Fridel pidi ka 6 aega vangis istuma. Tänaseks on taluperemees loomulikult prii ja kannab tingimisi karistust. Pämbit muidugi Jõhkardile tagasi ei antud ja tema tee viis Viljandi varjupaika. Kuidas Pämbi iseloom oli? Kartis ta ka inimesi või ei muutnud see vahejuhtum midagi? Ei, ta vist oli nagu selline parandamatu optimist, et tundub, et talle nagu õnneks ei olnud see kuidagi väga jäädavat jälge jätnud. Pämbi jäi silma Raplamaal Kehtnas pensionäri põlve pidavale Virve Vestile. Naine on varemgi varjupaigast koeri võtnud. Virve otsustas ka seekord uue sõbrakese just varjupaiga asukate seast välja valida. Siis mõtlesin, et mul see värv meeldis ja vaatasin niisugune õnnetukene, et enne oli seal nurkas kükitas ja ära ma ta siis tõin. Teadsid sa ka, et see oli see kuulus koer? Ja teadsin, nad ütlesid seal. Nad seal ütlesid kohe, et ta on see, kel kõrikallal käidi kirvega. Esimese asjana pani naine koerale uue nime Kärri. Ma ei sallinud neid inimesi ja ei taht seda koera nime ka. Ja koer ei taht ise ka vist neid. Keegi vist ei usu, kui ma räägin, aga vaat kui näitas veel, ma ei tea, viimane kord veel, kui see sulane elas, siis telekas ju näidati seda sulast hästi suurelt kõike. Aga ta istus mul siin diivani peal ja ma ütlen, Karri vaata sinna. Ja ta vaatas ja ta mitte midagi, mina muud ei saanud aru, hüppas diivani pealt maha, mina mõtlesin, kus ta nüüd läks, oli köögis laua all. Kartis? Kas ta tundis siis telekast? Kas ta seda pilti just nägi, aga hääle tundis ikka ära ju? Vaat mina seda ei tea, mis tal oli. Aga see on jumalast õige ja läks tema laua alla ja oli tema seal. Kuni ma käisin, ütlesin, kuule, tule, lähme nüüd ära ja siis, kui ta ei kuulda enam midagi, oli juba teine teema telekas ja siis tuli ilusti siia istus. Täitsa päriselt kohe, jah? Täitsa päriselt kohe, niimoodi see oli. Ja mina ei oleks ka uskunud, kui keegi oleks rääkinud seda. Aga nii see on. Ja kes on niimoodi sarnased, niisuguse habemega mehed ja niisugused paksemad turskanud mehed, vaat neid ka ei salli. Algus polnud muidugi kerge. Õuekoera elu elanud Kärri ei teadnud ju toakommetest midagi. Virve oli üsna meeleheitel ja kartis juba, et äkki ei saagi kutsast asja. Mis ta tegi? Julge rääkidagi. Te panete lehte või televiisorisse. Ei ole midagi, räägi välja. Nagu hullu pahandus ta tegi su juures. Esimene asi oli, mis ta tegi mul kohe 1,5 tunni jooksul. Käisin kõik väljas ära ja läksin siis poodi, et talle vaja süüa ka ju teine päev tuua. Seni oli ta mul voodisse teinud kõik oma loigu ära sinna. Ja siis oli 2-3 päeva vahet. Mul ei saanud veel see eelmine tekk kuivakski, oli see kaamelikarvates tekk. Ei saanud see veel kuivakski. Pani uue laengu teine päev. Aga ei, ma ei peks teda ega midagi. Ma natuke noomisin küll, ütlesin, nii ei tehta ja nüüd ei. Ma ütlen, ma sain ammustada 3 korda nii hirmsasti, et siit võttis kohe käevarrest 1 korra kinni, sinine, roheline oli ja ei last puhastada ju ennast jalgu, kus ma lasen mudases ja vaiba peale siis. Ja siis teine kord sain, kui hakkasin seda kettidele kaela panema. Ja 3. kord ma sain veel miski asja pärast, ma ei mäletagi enam, mis see 3. kord oli. Need 3 korda ma olen ta käest saanud. Aga ei, me leppisime ära jälle ja põleda kedagi. Nüüd on nii ja koer, et nüüd meie oleme kahekesti nüüd suured sõbrad. Üks häda on aga Kärriga veel. Ta tahab hirmsasti süüa. Pole ka midagi imestada, varasemas elus tuli ju tihti nälga kannatada. Kilodaga muud kui lisanduvad kolinal ja tänaseks pole nälginud kutsast enam jälgegi. Kärri on suur kui maakera. Virve naerab selle peale ja ütleb, et ega paksul perenaisel saagi ju kõhna koera olla.
mis me teeme? Hommiku lähme 7:30 jalutama, siis tuleme koju kuskel 8:30 või 8. Hommiku me käime päris ruttu ära, siis tahme süüa ka saada, me oleme näljased, siis tuleme ruteme ära. No siis koristan ja teeme süüa midagi ja sööme ja siis vahest puhkame, kui aega on ja mina käin poes ja ta käib ka vahest muga poes ja poe juures panen kinni ta ja käib ka vahel. Ja no siis lõunaaeg jälle 12:30 lähme välja, siis tuleme kella 2 aeg koju. Siis on jälle vaatame, mida kas süüa saab ja et kas kass on kodu süüa teinud. Muud koju ei jää. No, seda on näha, et toidad seda palju, ta on juba päris, annab hülge möödu välja. No, aga loom peab ju süüa saama, kui sa võtad teda ja sa pead teda hooldama. Ega siis niimoodi ei saa, et looma lased hulkuma ja üksipäini ja mina lasen ju oma koera lahti, iga päev mul käib lahti. Aga mitte majade juures ega alevi vahel. Ma ei saa. Aga kus te koos käite põllu peal kuskil? Me oleme taha põllu peale sinna ja metsas ja metsas ka eriti ei saa lahti lasta, seal käivad teised ka oma koertega. Aga lähen niisuguse lageda peale, kus näen hästi kaugele. Ega ta siis kilomeetri kaugusel ikka ei lähe ju teisele kallale. Ja ta emastega läheb kaklema ka, ega ta ei meeldi need. Julm elukogemus pole Kärri suhtumist inimestesse muutnud. Ikka tahab ta kõigi sõber olla ja ka majaelanikud on oma uue naabri kenasti omaks võtnud. Ta on siin kõigi lemmik. Meie kutsutädi koos oma koeraga. Ei, kõigile meeldib. No, ta sai päris palju sai inimeste käest viga, et kas ta alguses oli umbusklik ka? Jah, ma arvan küll, et oli, et ikkagi ta pelgas natuke võib-olla algul. Aga Virve on ta nii ilusti ära õpetanud ja siin ellitanud ta oma söögiga nii ära, et ei, väga tubli koer on ja nüüd on ilusti kosud, nagu näete. Tore, et mõned loomalood ka hästi lõppevad. Enamasti ju nii ei lähe. Fridel Vilbiksi vingumine maailma halvimast koerast ei pidanud paika. Eks igaüks sai ju aru, et vildakas oli ka eelkõige peremehe enda suhtumine. Virve arust on tegemist aga lausa maailma parima koeraga, kellest ta iial ei loobuks. Et loomaga on kannatlikkust vaja. No ongi, ega siis ei saa niimoodi, et sa võtad looma ja võtad viita tagasi. Ma hakkasin mõtlema, viin tagasi, issand ka õnnetu ta on ju siis. Et ta 2 kuud juba oli mul siin olnud ja et ta on ju nii õnnetu siis, et ei, mina ei vii teda kuhugi, et kannatan veel ja no nüüd ma paremat koeraid ja tahtagi. Nüüd ei annaks enam mingi ime eest ära. Tooge autodes kulda siia õue maha laske, kui tahte ei anna, ma siis ka teda ära. Kuld saab otsa, aga sõber jääb. Kui te Kehtna vahel liikudes 2 paksukest veeremas näete, siis võite kindlad olla, et need ongi just tervisekõndi tegevad Virve ja Kärri. Suvi ukse ees ja viimane aeg on end bikiini vormi ajada. Sind lõpuks leidsin ja kui see meeldib sul, sa öelda võiksid, et olen ainus sul, võid mulle loota. Hooli